tervitus, mul on väga hea meel, et meie osalejateskond on ikkagi säilinud veel hoolimata sellest, ma ei tea, minu tulisest ja jõulisest etteastest siin poliitilistel teemadel. Igal juhul mul on väga hea meel sind näha. Täna siis rääkisime, meil on see nagu seeria siin, see avatud suhtluskõnede osas, eks ole, et me rääkisime sellest, et kas meedia valetab, siis me rääkisime sellest, kus Eesti teel on ja täna vaatame siis seda tegelikult, et mis on minu osa. Et Eesti valija on olnud väga passiivne ja ma leian, et see on see koht, kus tuleb muutus esile kutsuda selleks, et me kõik saaksime nautida seda küllust, mis meie jaoks on võimalik. Ja ma mäletan, Kertu küll ütles, et see ei ole alati rahaline, aga ma väidan, et see on ka rahaline. Me täna tahan puudutada sellist teemat nagu vaesus ja rääkida natukese sellest. Aga kõigepealt suur tänu Mariannele, kes kirjutas mulle ja ütles, et mul on ilus kunstiteos siin selja taga, et ma Mariannele vastasin, et see on mu 8-aastase tütre maaling, mis on saanud sündinud Kertu Soansi lootuse ja Reet Soansi lootuse maalistuudios. Nii et, ja see, muide, see maalistuudio on täiskasvanutele. Mul on lihtsalt väike privileeg, et mu laps saab ka kunsti õppida. Igal juhul soovitan minna. Facebookist leiad üles lootuse maalistuudio. Niimoodi. Siis teine asi, ma tahan veel ühe asja ära klaarida, enne kui ma annan Kertule sõna. Ja see on see julgus, sest et ma sain seda rohkem kui küll. Sain seda tagasisidet selle kohta, et oi, sa oled nii julge ja julged öelda, et sa aitad EKRE võimule. Et lausa sellises sõnastuses, eks ju. Siis ma tahan öelda, et see ei ole päris julgus, et see ei ole nagu julgusest on asi kaugel, sest et esiteks on see natuke naiivsus, on ju, sest ma ei kujuta ette, milliseid sanktsioone riik võib mulle hakata kehtestama, kui EKRE ei saa võimule ja meie vabaduse niidid lähevad aina koomamale ja see tsensuur muudkui aga kerkib ja ma ei tea, meid lõpuks kiibistatakse ja hakatakse uurima, mida me siin 10 aastat tagasi kõik rääkinud oleme, siis sellel võivad olla kurvad tagajärjed. Ma nii kaugele ei mõtle, nii et selles mõttes on tegemist veits naiivsusega. Aga teisest küljest on see minulik, et mina olen selline mõttetreener ja tegevuscoach, kes kas suhtleb avatult või suhtle üldse. Ja? Nii et kui ma sinuga ühel hetkel ei suhtle, siis sa tead, et ma ei saa sinuga suhelda, sest et ma ei saa sinuga avatult suhelda. Nii et see on siis see selgitus. Ja avatud suhtlus tähendab seda, et ma ütlen seda, mida ma tegelikult mõtlen, ma ei keeruta ja kui ma ei tea, siis ma ei tea. Ja kui ma tulen mingil hetkel järeldusele, et ma eksisin, siis ma annan sellest ka teada ja ma ootan enda sõprus- ja tutvusringkonda täpselt samasuguste väärtustega inimesi. Nii et seetõttu ma ei oleks olnud mõeldav, et ma teen seda kõnet ilma, et ma ütleksin sulle, et mu eelistus on EKRE, et teda ma lähen valima, Martin Helme mulle tohutult meeldib, aga tõenäoliselt pean valima seda teist kutti, sest et Harju ja Raplamaal Helme ei kandideeri. Niimoodi. Aga räägime siis nüüd sellest teemast, et mis me siis teha saame. Et ma eeldan, et siin on ikkagi need inimesed, kes on avatud olnud nendele uutele ideedele, mida me Kertuga oleme jaganud, kes ei ole rahul Eesti olukorraga ja kui me nüüd ei ole millegiga rahul, siis me peame midagi tegema. Nii et Kertu, millest me võiks alustada? Jah, aitäh. Et nüüd on niisugune tõesti selline huvitav moment, et inimeste hulgas on ju valimine suhteliselt ebapopulaarne olnud. Vaatamata sellele, et viimasel 10 aastal on ikkagi nagu selline poliitiline elu muutunud värvikamaks ja inimeste aktiivsus on nagu tegelikult oodatud ühiskonna poolt. Ja nüüd on tehtud just hiljuti üks päris põnev uuring, et 40% inimestest tegelikult kõigub praegu, et keda valida. Et 30% on siis konservatiivsed erakonnad, kuhu kuulub siis ka vähemalt enda arvates Isamaa ja siis 30% on siis liberaalsed erakonnad, peaasjalikult siis Reformierakond. Nii et see 40% inimesi tegelikult ei ole otsustanud. Ja kui nüüd mõelda, et missugune see 40% siis inimestest võiks olla, osa on kindlasti sellised, kes kindlalt ei vali mitte kunagi, sest et nende maailmavaade on mitte valida. See on ka täiesti aktsepteeritav, kuigi mu meelest niivõrd keerulises olukorras natuke küsimärgiga, et me ikkagi kõik võiksime
oma panuse anda. Nii, aga nemad on sellised väike protsent kindlaid eisid ja ülejäänud on siis niisugused, kes tegelikult ei tea, kes nad on. Ja sellepärast on raske valida. Et ikkagi sa peaksid kõigepealt iseendas selgusele jõudma, mitte lihtsalt sellest antipaatiast, sümpaatiast lähtuma, vaid aru saama, kes sa oled. Ja on ka uuritud, et 40% suur osa ehk isegi suurem osa inimesi on tegelikult konservatiivsed selle sõna niisuguses filosoofilises tähenduses. Ja mis neid siis hoiab eemal valimas näiteks, siis ütleme Eestis seda EKRE-t, on infooperatsioonid EKRE ümber. Lihtsalt EKRE-st on loodud selline kuvand, et inimene, kuigi ta sisimas tunnetab ennast konservatiivina, ehk siis soovib, et Eesti riik jääks, oleks rahvusriik, et meie keel säiliks, kõik need asjad ja need mõtted ja soovid ja tunded on temas olemas. Aga vot see, milline kuvand on loodud, neid tundeid siis ja emotsioone kandvast erakonnast, see segab tal ja ta isegi ei söanda iseendale tunnistada enam isegi ka seda mitte, et ta on konservatiiv. Sest siis, kui sa ütled, et sa oled konservatiiv, siis sa oled kohe ekrelane ja kui sa oled ekrelane, siis sa oled kohe, teame küll, eks ole, Hitler valmis. Aga samas suurem osa sellest 40% kõikujatest, kui nad ennast kogevad konservatiivina, nad ju ei saa ka öelda, et nad on liberaalid. Nii et praegu on selline väga huvitav olukord selle uuringu järgi. Et ma võin öelda, et kuigi mul valimisega ei ole probleeme, aga ma täitsa mõistan neid inimesi. Mul on tutvusringkonnas neid väga palju, kes on konservatiivid oma olemuselt ja selle sõna kõige paremas tähenduses, ehk siis ikkagi eestimeelsed, mitte natsionalistid ja kõik need sildid, mis siin on külge pandud. Aga nüüd need infooperatsioonid keelavad neil seda kõike tunnistamast ja mida meie nüüd teha saame, ongi esiteks iseenda jaoks läbi näha ikkagi sellest samast meediamullist, millest Elina rääkis esimesel kohtumisel selle teemaga seonduvalt. Ja teiseks ma olen ikkagi vaadanud, saab ikkagi natuke tuttavatele ka rääkida. Et sa ei peagi nagu seda erakonda peale suruma, vaid sa peaksid lubama või suunama, kui sa soovid oma inimesi rohkem iseennast väljendama, et milline see maailmavaade on, millist tulevikku sa tegelikult soovid. Et selle üle arutlema ja siis minna sinna allikate juurde, vaadata kas või siis ikkagi erakondade neid valimisplatvorme. Sealt tuleb ka väga palju välja, aga kõigepealt lasta inimesel iseennast väljendada ja mitte ainult teistel, vaid ise ka väljenduda. Nii et see on selline huvitav 40%, mis praegu on olemas meil ühiskonnas. Aga ma tulen siia ja tulen sulle kohe appi, nii et sulle ka ühesõnaga inimestele, kes on seal 40% sees ja tunneb ennast mõjutatuna sellest samast infooperatsioonist ja kõigist nendest loosungitest ja praegu on eriti tugevalt ju käima läinud, eks ju, EKRE mustamine, sest et tõenäoliselt nähakse EKRE-s ohtu. Et üks huvitav asi, mida ma alati nüüd viimasel ajal mõtlen, et mida rohkem sa tegeled sellega, seda rohkem on näha seoseid võt selle sama väikese Stickmanigi, kes on mul siin juba üle 10 aasta mind toetanud ja nüüd ta siis poliitilise areenil ka. Et kui me võtame selle ühiskonna mudeli ja toome selleks, et sa mõistaksid, mis toimub ühiskonnas tervikuna, peaksid sa tegema pisikese mudeli siia oma ellu ja ütleme niimoodi, et me kõik oleme töötanud kollektiivis. Ja seal on mõned vusserdajad ja keegi tuleb ja hakkab seda vusserdajad millestki, ta ütleb, et tead, sa tegid nii ja kolmandat moodi, et meile see ei meeldi. Siis mida teeb see vusserdaja? Kirjuta siia chati. Mida vusserdaja teeb, kui teda hakatakse süüdistama või tuuakse päevavalgele see tegu, mida ta tegelikult tegi? Mis ta teeb? Ta teeb 2 asja. Kes kirjutab mulle siia? Umbes 2 asja teeb. Mis ta teeb? Chati saate kirjutada. Ma huvin pärast kuulaksin, kas te oskate näha, et kui teil on kollektiivis vusserdaja, kes jäi vahele, õigustab ennast, eitab ja õigustab ja mida veel teeb? Ühte asja teeb veel. Ründab. Olete tähele pannud, ta süüdistab kõiki teisi. Mida teeb meedia? Kui EKRE toob üles mingi teema,
mida teeb meedia? Ründab, jah? Ja kui te näete seda mustrit ja oskate näha seda nii-öelda inimeste vahelistes suhetes, siis te tunnete seda ära, sest et seda kasutatakse täpselt samas meedias. Et inimeste vahelistes suhetes te ju ei hakka ütlema, et no mine tea, et äkki selle räuskal ei ole ikka õigus. Vastupidi, te hakkate mõtlema, et see räuska ju sõna otseses mõttes nii-öelda mustab meid, et tal ei saa olla õigus. Aga meedia kontekstis me usume seda, et seda laadi, neid on igalt poolt võtta, on ju. Aga kui me tuleme nüüd tagasi selle mõtte juurde, mille Kertu tõi, et tunne ennast, et me ei söenda tunnistada, et me oleme konservatiivid või me ei söenda tunnistada, et me oleme mõnes väärtuses oleme sama meelt, mida Martin Helme räägib. Aga ma julge öelda, eks ole, et kas keegi vaatas, siin on jällegi huvitav enesekogemus, keegi vaatas eelmine nädal oli esimene stuudio RR-is, vaatas keegi, ma siin küll nägasin, te näe, aga keegi võib tõsta. Ja siis oli seal igast erakonnast oli esindaja. Esiteks ma leian, et see jutusaade on täiesti mõttetu, kui seal antakse igale ühele 10 sekundit midagi öelda, siis sellega ei jõua mitte midagi ütelda ja seda võib nii kontekstist välja rebida, et täiesti kašmaar, nii et täiesti mõttetu saade. Aga teate, ma tundsin ennast nagu Martin Helme seal tooli peal siis, kui ma käisin arstide juures. Ütlesin arstile, et saage aru, et mul on lapsel punnid, et millest see tekib, et otsiks selle põhjuse üles, millest punnid tekivad. Ja arst ütleb, et pange kreemi peale, muudkui ka kreemitage, jah? Aga punnid olid kohutavad. Või siis ma läksin oma noorema lapsega ja ütlesin, vabatangi, et tal tagumikus on spasme, see on valus. No me ei saa, me peame uuringuid tegema, et saage aru, kusjuures need on arsti sõnad, saage aru, me vajame diagnoosi selleks, et ravida. Lapsel on praegu oluline olukord. Ja võt, kui ma kuulasin seda väitlust seal, kus 3-4 erakonda räägivad ühte juttu ja siis see Martin Helme seal räägib teist juttu. Siis ma mõtlesin, et mis sellel Martini viga on? See on see, mida aju tahtis mulle öelda. Tõesti lollakas ju. Kas ta aru siis ei saa, et tõesti on vaja suuremaid investeeringuid? Kas ta siis aru ei saa? Tõesti on vaja mitu aastat või mitukümmend aastat nii-öelda ette planeerida ja mõelda ja neid tuuleparke rajada. Et kuidas ta sellest aru ei saa? Sest kogu see surve, mis sealt poolt tuli, oli vastupidine sellele, mida ütles Martin Helme. Jah, see on see mass ütleb ühte ja üks vaeseke raiub teist ja siis, kui ma kuulan kõrvalt ilma, et ma süveneksin, siis ma millegi pärast, ma olen seda mitu korda tajunud, mu poolehoid, kui ma ei kuula, jah, kui ma ei mõtle kaasa, poolehoid läheb nendele inimestele, kes räägivad iba. Poop kunagi ütles, et teate, kui te näete, et mass inimesi läheb sinna ja 1-2 läheb sinna, siis järgige 1 ja 2, te ei tee mitte kunagi ühtegi viga. Ja siin kohal ma tahaks ära tuua ka veel ühe selle sama, siin samas seoses selle stuudioga välja tulnud, ühesõnaga need mõttevead, mida praegune valitsus ja üldse need poliitikud, keda me siin järginud oleme, pidevalt esile kutsuvad ja võtame selle elektri näite, see oli väga lahe ja te võite mind aidata. Millised olid need teemad, mis põhjustasid peavoolumeedia järgi seda, ma ei tea, palju need vaesed saarlased elektrit oli nädal aega või rohkem on ju, seda katastroofi, jah? Mis olid need põhjused, mida ütles peavoolumeedia ja need intervjuud, mida anti? Mis olid need põhjused? Kes mulle siia kirjutab? No kirjutage, mõelge kaasa. Te ju vaatasite, kindlasti kuulsite midagi. Torm, nii, torm. Mis veel? Lumi. Mis veel? Mis ma siia kirjutasin? Jäide. Puud. Keegi veel paneb. Halvad traadid, jah. No jah, panen siia halvad traadid. Või siis, et neil polnud seda kattet maas. Mis veel? Mis mul siin veel olid? Vähe liinimehi, jah, näiteks liinimehi võib-olla jätkunud nii kiiresti kuskil, eks ole. See oli see, mida meile räägiti, et meil on turm ja meil on torm ja meil on jäide ja meil on lumi ja meil on puud ja traadid ja lumi. Nii, nüüd on küsimus. Miks see sai probleemiks? Mida ütles Martin Helme? Laseme lahti. Kelle? Juhtivtöötajad. Miks ta ütles, et laseme lahti? See keerati veel naljaks nende saatejuhtide poolt. Miks Martin Helme ütles, et laseme lahti ja tundus nagu narr? Ütlevad seda, jah, et laseme lahti. Miks ta ütles, et laseme lahti? Sellepärast, et otsused,
mis tekitasid selle tagajärje siin, tuli nendelt inimestelt. Mida ütlesid peavoolupoliitikud? Anname raha. Kuulsite? Meil on vaja investeeringuid. Jah, see oli see põhine. Meil on vaja veel investeeringuid, et teha tuuleparke, teha, ma ei tea, liinid maa alla ja seda nad muidugi teha ei tahtnud, see tundus olevat nende jaoks liiga kallis, aga nad tahtsid raha. Kui sa annad idiootidele raha, mis on tulemus? Kas tulemus muutub? Mõelge loogilise talupoja loogikaga. Sa võid nii metsikult pappi sisse peksta, aga kui inimesed teevad valesid otsuseid, mida väidab Martin Helme, siis tulemus on siin ükskõik kui palju raha. Aga kui me vaatame pealispinnaliselt seda debatti seal, siis meil jääb mulje, et Martin Helme on idioot, sest et ta on üksi terve selle koosluse vastu. Nii et kui sa ei ole vaadanud esimest stuudiot, siis mine vaata, eriti seda eelmise nädala saadet, kas Kertu tahab kommenteerida? Ma siia lipsan vahele ühe niisuguse katsega, psühholoogilise katsega, mida on tehtud. Võt just nimelt see, et mitu ja üks. Et need katsed on muidugi igasuguseid, aga üks selline tuntud katse on selline, et on võetud 5 inimest, 4 neist on enne kokku lepitud, et 2 + 2 ei ole 4, vaid on 5. Ja 1 on siis kokku leppimata, ehk siis tegelik katsealune. Ja nüüd siis need 5 pannakse ühte ruumi ja kõigile antakse see 2 + 2 ülesanne. Kõik näevad, mida teine vastab. Nad on seal 5 koos. No see 1, kes ei tea, et 4 on kokku lepitud, kirjutab muidugi sinna 4 ja siis vaatab, et kõik 4 kirjutavad sinna 2 + 2 võrdub 4. Ja seal on antud just natuke ka aega. Kui aega poleks üldse antud, siis oleks see oma 4 juurde jäänud. Tähendab, teised kirjutasid 5. Siis oleks see oma 4 juurde jäänud, aga talle anti seal aega. Ja selle aja jooksul hakkas ta kahtlema, et äkki ei saanud küsimusest õigesti aru 2 + 2. Võib-olla ei saanud küsimusest, et äkki midagi oli sinna peidetud, ikka 5 äkki. Seekord äkki 5. No need 4 kindlad ja nii edasi. Ja selle aja jooksul suutis see kambavaim ehk siis 4 inimeste vale vastust teda niimoodi mõjutada, et ta tõmbas enda 2 + 2 võrdub 4 maha ja kirjutas ka sinna 5. Ja seda tehti mitme inimesega. Tähendab mitu korda 5, 1 nendest kokku leppimata. Ja see oli üpris suur see protsent, igal juhul kusagil seal 75 juures. No mõned inimesed säilitasid oma selgroo. No ma arvan, et näiteks Elina Mägi ei oleks alt läinud. Ei, ära ole kindel. Pole võib-olla kindel. Jaa, selles mõttes me ei saa mitte kunagi olla kindel, et me ei lähe alt, sellepärast, et mõtlemisprotsessid on niivõrd ette ennustamatud. Ja kui me ei ole selle teemaga tegelenud, mis on tegelikult praegu ju case, eks ole. Meil on olukord, kus inimesed ei ole poliitikaga tegelenud. Nad ei ole võtnud oma niigi vähesest ajast ja ressursist on ju seda aega, et viia ennast poliitika ja nende otsustega kurssi. Nad ei ole sellega tegelenud, mis tähendab seda, et nad on istunud, nii nagu mina Aktuaalse kaamera ees on ju ja kuulanud ainult seda, mida meile on tahetud kuulda anda. Ja see ei tähenda, et ma olen vihane ja ma olen rahulolematu. Ma ei ole kursis, mis tähendab seda, ma ei ole ette valmistatud, ma ei näe neid mustreid. Et need mustrid, mis ma sulle täna selle sama loomisprotsessi alusel toon, ega need olid näha ju siis ka, kui enne minu seda saagat, kui ma hakkasin Sotsiaalkindlustusametiga oma jama klaarima. See oli enne ka näha. Ma lihtsalt ei osanud seda vaadata, sest ma ei suutnud, ma ei tea, ma ei tulnud lihtsalt selle peale, et võtta see stigman ja panna sinna ühiskonna raamidesse. Ma kogu aeg rääkisin endal, ma ei saa aru, kuidas nad neid otsuseid teevad. Ma ei mõista, kuidas need inimesed võivad niimoodi käituda. Ma ei saa aru, miks nad nii pahatahtlikud on. Aga see ma ei saa aru viib ainult ma ei saa aru ja võtta kätte, loe uued uudised, loe Objektiiv, kuula Varro Vooglaidu, see tohutult harib su mõtlemisvõimet. Tohutult, sellepärast, et miks ma just Martin Helme on ka väga hea, aga Varro baseerub printsiipidel. See on see, mis aitab sul mõista, kuhu sa toetud, mis on see, mis on kõigutamatu, eks?
sellepärast, et vot niimoodi, kui me võtame selle sama mõiste siin, siis see on kõikuv. Siia võib kuhjata igasuguseid asju. Ja mida rohkem on meil ideid, millega nagu arvestada või millele nagu mõelda, seda hajusam ja segasem on meil siin ülemine korrus. Kui me võtame selle nüüd väga lihtsaks ja teeme selle mudeli ja leiame, et aga tegelikult inimesed, kes on teinud neid otsused, on tegelikult teinud valesid otsuseid, siis me saame selgust, me leiame selle ühe põhjuse, miks meil on selline olukord, nagu ta on. Nii et see on see oluline teema, aga ma tulen tagasi selle juurde veel, et me ei söanda tunnistada endale, et ma olen konservatiiv ja me võime alustada näiteks sellest küsimusest, millest ma siin rääkisin, et ütlen välja, et valin EKRE-t, aitan EKRE võimule, siis miks me poliitikast ei räägi? Oled sa mõelnud? Sa tead, et see on tabu teema, see on nagu seltskondlikult kokku lepitud, et see on tabu teema, me ei räägi poliitikast. Miks? Kirjuta mulle sinna, suhtle minuga. Miks me ei räägi poliitikast? Me ei ole väga kannatlik ootaja. Laske sõrmedel ruttu käia. Kõik mõttekooli õpilased teavad seda. Ei taha jääda vähemusse arvamustes. Sõpradega räägime ja siin minnakse tülli. Ja mis tähendab seda? Et ma kardan seda, mis juhtub. Ma kardan neid tundeid. Kui me läheme tülli, siis me pole enam sõbrad. Siis on sellele tagajärg. Kui ma ei tea, jään vähemusse, kõik teised on teisel poolel, siis ma tunnen ennast, ma ei tea, läbikukkununa, ma ei taha tunda neid tundeid. See on kõik minuga seotud. Seal ei ole mitte midagi seotud sellega, et poliitikast ei räägita. See on kõik seotud minuga, et minul on sees hirmud ja ma ei julge ajada oma selgroogu sirgeks ja öelda, aga mina arvan nii, sõltumata sellest, mida teie arvate. Te võite arvata, mida te tahate, te võite minna reformi valida. See on absoluutselt okei, sest et kui see on teie teadlik valik, siis see nii on. Ja mul ei ole mitte ühtegi paha sõna öelda ja vaadake, kuidas peavoolumeedia suhtub. Kui te olete ekrekas, siis te olete maha kriipsutatud, jah? Ja see tegelikult toimib ka ühiskonna siin madalamates kihtides, kus me ise kriipsutame teisi maha, aga seda enam me vajame seda enesejuhtimise oskust, kus ma ütlen, aga see on minu arvamus ja ma jään selle juurde. Ma olen selle läbi mõelnud, ma olen ennast uurinud nii palju, kui ma olen suutnud ja mul on ajaressurssi olnud ja ma olen teinud selle otsuse ja see on minu otsus. See ei ole kõigutatud kellegi teise poolt. Aga vot see nõuab nüüd enesetundmist ja julgust tegutseda vastupidiselt sellele, mida ma ühiskonnas näen. Nii, Kertu. Jah, kusjuures see selgroog sirgeks, nagu sa mainisid metafoorina ja tegelikult ka otse, sest ka inimese kehakeel väga annab meile selle kohta päris korralikku teavet, et kas ta väljendab ennast ausalt või mitte. Ühesõnaga selgroog sirgeks. Sellel poliitikast rääkimisel ja üldse ühiskondlikul aktiivsusel on tegelikult tohutu suur roll ka inimese isiksuse arengule. Et see ei ole ainult see, kas ma nüüd väljendan oma poliitilist eelistust või vähemalt oma arvamusi selle kohta, mis praegu toimub, vaid just nimelt läbi selle, et sa ennast ületad. See on väga hea võimalus enesearenguks. Et sa ennast ületad, et sa lööd, et see on, praegu ei ole paremat võimalust enesearenguks, kui see tulla lagedale tõesti oma tegelike mõtete, soovide, tunnete ja siis ehk siis tõesti ka selle konservatiivse maailmavaatega. Ja kui me seda ei tee, siis me blokeerime üldse oma enesearengu. Siis me üldse blokeerime, me hakkame ennast tsenseerima, meil on sisemine tsensuur. Ja kui see juba ühes kohas töötab, siis on jälle see moraalne allakäik, millest oleme siin palju rääkinud, siis see hakkab vaikselt ka igal pool mujal töötama. Et ma olen nagu natukene niimoodi, hoian ennast tagasi, hoian oma eneseväljendust tagasi kogu aeg. Varsti ongi see sepik seljas, eks ole, kogu aeg niimoodi vajudki ja lõpuks nii ja ei olegi enam sind. Nii et seda tuleks ka näha isikliku, see kasu võib-olla ei kõla kõige paremini, aga tegelikult on see õige. Isikliku enesearengu kasu teekond on see ka.
See kasv on võimalik ainult läbi selle, et sa ennast väljendad, ajad selja sirgeks, oled aus ja ühel hetkel sa märkad, et sul ei ole enam neid hirmusid, sest kuidas sa nendest muidu lahti saad või kartusi või kuidas keegi tahab õrnemalt öelda. Tuleb lihtsalt tõusta selle asemel. Ja, aga kõige lihtsam ongi nagu, mida rohkem sa kuuled, mida sa endale ütled, mida rohkem sa paned tähele, mida sa endale räägid, kui sa midagi kuuled või mingi idee endale nagu kõrvale võtad, mis on uus, seda rohkem sa mõistad, kes sa oled ja millised otsuseid sa tegelikult teha tahad. Et see on nagu protsess, et ma õpin ennast tundma ja siis ma hakkan õpin ennast kehtestama iseenda silmis tegelikult. Me ei räägi isegi mitte teiste silmis, me kehtestame iseenda silmis. Ma annan endale loa rääkida seda, mida ma mõtlen. Ma annan endale loa öelda, aga see, mida te ütlete, see on ju jabur. Ma absoluutselt ei saa aru, mida te seal räägite seal üleval, eks ole. Mitte ei ütle, et mina väike, ma ei tunnegi seda poliitikat, et mis ma ikka kaasa räägin, eks ole. Et see ei ole see, kus ma saan ennast väljendada. See on see, kus ma lasen endale koormat selga laduda. Ja ma sain täna ühe küsimuse, kahjuks ainult, aga sa saad oma küsimusi siia chati kirjutada juurde. Aga see väga hästi illustreerib nüüd seda, mida me Kertuga rääkisime. Ja see küsimus oli järgmine. Kui elektriarve ja teised on suuremas summas kui sissetulek, kuidas elada edasi? Ja mis te vastate? Sest see on reaalne. See ei ole see, et ma olen välja mõelnud selle, et mulle jagu, jah? See ei ole ka see olukord, kus inimene laristab kuu alguses lukstoodetele asjad ära ja siis tal ei jätku. See on tegelik see olukord, kuhu reformikad on meid juhtinud ja kindla käega juhivad edasi ja see ei ole mingi loosung, see lihtsalt ongi vastavalt majandusseadustele, nii see läheb, sest et otsused võimaldavad sellistel tagajärgedel sündida. Et see on oluline. Kui arved on suuremas summas kui sissetulek, kuidas elada edasi? Mis te ütlete? Sest see on paljude inimeste reaalsus. Võib-olla mitte siin olijate oma, aga paljude inimeste reaalsus. Kuidas võtta kodanikuna vastutust, kui sa oled sellises olukorras? Ma annan vastuse, kui sa mulle ise ei taha. Ma olen see kõike teadja, eks? Mitte selles mõttes, et ma olen kõike teadja, aga mulle meeldib mängida mõtetega. Ja mulle meeldib kasutada loomisprotsessi. Need on kaks asja, mis on alati tõesed ja mis aitavad mul leida vastused. Ja üks asi, mille peale ma tulin, kui ma siin kuulasin Marianne Williamsoni jälle, ta on ka hästi huvitav, sest et tema aitab mul mõista, kuidas ma seon spirituaalsuse ehk selle enesearengu, millest me räägime, poliitikaga. See on reaalne, see käib kokku, need ei ole kaks eraldiseisvat asja. Ja üks asi, mis idee ma sealt sain, on see, et me peame lõpetama vaesuse häbenemise. Meil tuleb lõpetada see häbenemine, et ma olen vaene. Kas sa näed kedagi Face'is hüüdmas, et teate, ma olen vaene, ma ei tule ots-otsaga sel kuul kokku. Näed sa kedagi või? Ma ilmselt tahaks näha neid nägusid, kes tõstaks käe. Sa ei näe, sellepärast, et mida upitatakse? Upitatakse rikkust. Just kui rikkus oleks hea ja vaesus oleks halb ja selle inimese enda süü ja bla bla bla. Vaesus on selle inimese enda süü ainult siis, kui ta joob, tarbib narkootikume ja laristab oma palgaraha maha kõiksugu asjadele, mis vastutustundlikult, mida ta tegelikult ei vaja. Jah, et siis me saame öelda, et temal on põhjus ja tagajärg. Kui inimene saab nii vähe palka, kui elektri hinnale on hullult lisatud ersats komponente, vürtsitades seda suurte valedega, ma kohe tulen selle vale juurde, siis see ei ole selle inimese süü, et ta on vaene. Ja selleks, et me hakkaksime sealt välja tulema, peavad need inimesed, kes kogevad vaesust, ajama selja sirgu ja ütlema, et see ei ole õige, mis tehakse. See ei tähenda seda, et kui sul ei tule, sa ei tule välja oma palgarahaga kuu lõpuni, see ei tähenda seda, et sa oleksid vähem väärtuslik või sa oleksid kuidagi vähem või sa ei oleks nagu ma ei tea, inimene, sa oled nagu pool inimene, see ei tähenda seda, see tähendab lihtsalt seda, et keegi on sult võtnud rohkem, keegi on teinud sinu jaoks kahjulikke otsusi, pannud sulle olukorra, mille proportsioonid, see, kes mõjutab ja sina üksi, sa ei olekski saanud võitjana välja tulla.
ja paljud inimesed on selles seisus, aga te saate aidata ennast, nii nagu meie saame Kertuga ennast aidata, sest et see on see, mida ma siin praegu teen, on ju. Aga see nõuab seda, et sa teed otsuseid. Ja kui me küsime nüüd selles kontekstis, et mis on siis see, et mida siis teha, siis on kaks asja, kaks tasandit, mida peab vaatama. Üks on see tasand, mida ma mõtlen, millise suhtumise ma oman. Kas see on see, et vaene mina, mul on täiesti košmaar, ma suren nüüd nälga, ma ei tule omadega välja, ma ei saa hakkama. Kas see on see, milline suhtumist ma oman, jah? Mis on see mõttetegevus minu peas? Kas ma pean ennast väikeseks, kellest ei sõltu, või ma ütlen, et okei, et ma võtan vastutuse, ma lähen leian lahenduse, ma lähen nõuan midagi, ma lähen teen midagi, ma lähen ütlen midagi, midagi ma saan teha, jah? Et kas ma võtan seda laadi vastutuse või siis vastupidi, eks ole. Ja teine foon on see, et ma pean reaalselt hakkama saama. Et üks on see minu mõttemaailm ja teine on see, et ma pean reaalselt hakkama saama. Et kui mul tõesti tulud on väiksemad kui need kuluarved, siis kas ma saan, mida ma saan koheselt teha, sest ma pean need arved ju ära maksma, eks ole. Siis on klõks, kustutakse tuli ära, sest et see pikaaegne mõttemuutuse abi tuleb aja jooksul. Ja, kui sa muudad oma mõtlemist, siis abi tuleb aja jooksul. Aga täna pean ma oma arved ära maksma. Et mu mõttetegevus peab toimuma kahel tasandil. Üks on see reaalne, ma pean täna tegema otsuseid, et ma saaksin hakkama, eks, sellega, mis mul on. Ja teine, ma pean mõtlema endast teisiti, kui ma täna olen mõelnud. See ei ole minu süü, et ma olen vaene. Kui ma olen tööl, ma teen tööd ja ma ei saa nii palju raha, et ma saaksin inimväärselt elada, siis see ei ole minu süü, et ma olen vaene. Ja seda ei tohiks häbeneda, aga sellele peaks otsima aktiivselt lahendusi ja üks idee, mis minul tuli, kirjutage instantsidele. See on kõige lihtsam asi, mida iga üksikisik saab teha. Sa saad kirjutada õiguskantslerile, sa saad kirjutada sotsiaalametisse, sa saad kirjutada kohaliku omavalitsusse, sa saad kirjutada igale poole. Nad on kohustatud vastama. Ma ütlesin juba ükskord, kujutage ette, kui 100 000 inimest iga päev kirjutab. Mis te arvate, et see rahva meelsus ei jõua nendeni või? Jõuab. Isegi see, kui me siin käisime, millal me käisime kevadel seal koroonavastasel miitingul, siis võib tunduda, et see ei tähendanud midagi, aga see tähendas. Sa arvad, et sinu kiri ei tähenda midagi, aga see tähendab. Kui sa istud siin ja vaatad, et su tulud on väiksemad kui kulud ja sa mõtled, et sinust ei sõltu, siis tõepoolest mitte midagi ei sõltu. Aga kui sina teed selle akti ja kirjutad, teine teeb selle akti ja kirjutab, kolmas teeb selle akti ja kirjutab, siis neid kirju koguneb sinna büroodesse nii palju, et inimesed hakkavad mõtlema. Ja miks ma sellest räägin? Miks ma sellest nii veendunult räägin? Sellepärast, et mina surusin Sotsiaalkindlustusametit nii palju, et ma sain ühel hetkel kõne. Saatsin kirju, küsisin küsimusi, vastus ei tulnud, küsisin küsimusi, uuesti saatsin. Ja siis sain mingi kõne. Väga tore naisterahvas, väga mõistlik naisterahvas oli. Sellel on teine lugu ka küljes on ju, et ta kuulas ära, ta lasi mul ära karjuda enda peale, eks ole. Ja pärast seda kõnet, eks ole, ma mõtlesin, et oli küll imelik kõne, aga ma tõtsin kergendust, mind kuuldi, jah. Ja ma peaaegu oleks lõpetanud oma sõjaretke, sellepärast, et see kõne oli uinutav. Aga miks ma selle kõne sain? Seepärast, et ma trügisin sisse oma kirjadega. Nii et ärge alahinnake seda väikest tegevust, mida te teha saate. Et kui siin on küsimus, et kui arved on suuremas summas kui sissetulek, kuidas edasi elada, siis jah, sa pead tõesti aru saama, millised abinõud sa saad või kus sa kellelt saad abi, kohest abi selleks, et seda olukorda lahendada. Aga siis on meil pikemaajaline stsenaarium. Ma pean ajama oma selja sirgu, ma pean leidma mingeid lahendusi ja praegusel hetkel on lahenduseks valitsuse vahetus. Need inimesed, nii nagu Elme ütleb, tuleb lahti lasta, sest need inimesed ei oska riiki juhtida ja nad ei taha riiki juhtida. Siin on veel üks koht, kus sa näed, ma olen väga emotsionaalne. Ma olen nagu Mart Helme, jah, see vanem, jah. Selle kohta, kui keegi ütleb, et Mart ütleb halvasti, siis mina võin ka, ma olen täpselt samamoodi, ma saan aru Mardist, sest ta on täpselt samamoodi pesuehtne maalt eestlane, kes ütleb seda, mida ta mõtleb. Ja vahest ütleb natuke üle võlli, jah, et ma olen nagu Mart Helme, jah. Et nüüd ma kahtsin selle jutulõnga ära, et mis ma tahtsin öelda, et jah, et see põhimõtteliselt see
mäletad, kuhu ma jäin? Ei mäleta. Mis ma tahtsin öelda? Ja need ettepanekud konkreetselt, mis sul ka veel olid selle, mida siis teha? Ja, no selles suhtes see ongi, et me saame väga-väga palju ära teha nende väikeste sammudega, mida me nagu oleme suutelised tegema ja need ei ole pisikesed sammud, need tõesti ei ole pisikesed sammud. Nii, Kertu tahab täiendada. Jah, et ja siis on ju teisi aktiivsussamme, on petitsioonid, nende koostamine või vähemalt neile allakirjutamine, meeleavaldusel käimine, no nii. Aga sinu pakutud kirjad instantsidele, mis võiks olla nagu mingi Gogoli novelli pealkiri, aeg umbes ka samasugune, et Saari poole pöörduda. Et see on selles mõttes väga-väga hea idee, et see ei ole sinu kommentaar Facebooki seinal. Ei. See on konkreetne kiri instantsidele, mida teised ei vaata, ei kommenteeri. See on sinule endale tegelikult kerge samm. Jah. Sõltumata sellest, kusjuures ma kommenteeriks veel seda, sa ei kirjuta seda kirja mitte selle pärast, et sa saaksid sealt toetava ja abivalmis vastuse, sest et sa ei saa seda. Usu mind, sa ei saa seda, aga sa ei tee seda kirja mitte nende pärast, sa teed selle kirja enda pärast. Jah, sest et kui sa paned ennast tegevusse ja sa näitad, et sa suudad ennast kehtestada, sa suudad kirjutada selle kirja ja ütelda, et ma ei luba endaga niimoodi käituda. Et te olete tõstnud seda elektri hinda nii kõrgeks, et ma ei jõua seda enam maksta. Kes see maksab selle kinni? Jah, võtke need samad sõnad ja kirjutage õiguskantslerile. Ta peab midagi vastama. Ja ärge laske morjendada sellest kirjast. Kirjutage järgmisele instantsile. 6 aja pärast kirjutage uuesti õiguskantslerile. Need on need sammud, kus sa väljendad ennast ja sa kasvatad julgust. Nüüd teine asi, kui sa oled julgust kasvatanud, kasuta sotsiaalmeediat. Avalikusta enda küsimus ja avalikusta vastus. Need on absurdsed vastused, no totaalsed. Ma kohe saan valmis artikli sellest, mida Sotsiaalkindlustusamet. See on huumorkuubis, sõna otseses mõttes, aga sa võid lugeda seda ka uutest uudistest, sest et see on üheüllaline muster on kõigil. Nii et sa ei oota arukat vastust, aga kui sa kogud veel julgust ja hakkad ennast arendama ja endast väljendama, siis sa paned selle sotsiaalmeediasse ülesse. Ja kui sina paned ülesse ja veel 10 inimest paneb ülesse, siis veel 10 inimest paneb ülesse. Kas sa kujutad ette, et nad suudavad kõike tsensuurida? Arvad või? Delfis on käputäis inimesi, kes tsensuurib. Robot teeb mingit tööd. Aga kui neid inimesi on palju, kes avalikustab seda, kuidas nendega käitutakse, siis see ei õnnestu. Seal on meie tugevus ja seal on sinu kasv. Nii et ära tee seda tulemuse pärast, tee seda enda pärast. Ja kui sa teed seda enda pärast, siis sa aitad nii ennast kui kõiki teisi. Ja veel üks asi, kui sa paned tähele, siis peavoolumeedia ründab inimest, ta halvustab inimest, ta sildistab inimest. Kui sa vaatad, loed uusi uudiseid või objektiivi, eriti Varro Vooglaidu, sa ei kuule kunagi, et ta ütleks inimese kohta kehvasti. Mitte kunagi. Ja kui sa mõtled nüüd sellest loomisprotsessist, millised mõtted on peas reformidel, sotsidel, Isamaal, kui nad halvustavad EKRE-t, millist pilti nad materialiseerivad Eesti jaoks? See on eelmise korra teema. Mis on see, kui see neil on viha ja vihkamine EKRE vastu? Sinna ei mahu hoolivus ja abi Eesti inimese vastu. Sinna lihtsalt ei mahu, sest nende teadvus on täis. EKRE mõtted on enamikus pööratud inimese toimetuleku suunas. Ükskõik, mida sa loed sellest, mis on tegelikult probleemid, millele ekrelased mõtlevad. Milliseid tulemusi need mõtted saavad luua? Mõelge. Nad ei kuluta aega, et vihata. Jah, Kertu? Just nimelt need ja see on ka jälle üks osa sellest infooperatsioonist. Kuna see laimatav erakond tegeleb inimeste tegelike probleemidega, siis need tegelikud probleemid muutuvad ka laimamisväärseks. Saate aru? Ja see on ka tüüpiline, kuna olen ka ajakirjandust õppinud, täpselt selline võte. Kõigepealt tee maha see, kes toob sõnumit
ja siis sellega oled sa juba maha teinud ka selle sõnumi, mille ta on toonud. Nii et tegelikult läbi selle alavääristatakse ja tehakse maha kõiki neid probleeme, kus praegu inimesed on. Ja kui need on maha tehtud, siis inimene tunnebki, et oi, et see pole vist ikkagi nagu selline päris cool või kuidas öeldakse, sellise probleemi pärast siin nagu muret tunda. Nii et siin peab olema ka väga-väga tähelepanelik, et tuleb lahutada omavahel need asjad. Sõnumitooja ja sõnum, mille ta toob. Ja kui sa oled lahutanud, siis uuesti kokku viia ja siis sa näed, kus see nool tuli. Jah, just. Nii et need kirjad on nagu kõige lihtsam teema, millega saab väljendada oma kodaniku nördimust, eks ju. Ja olgu siis vahepeal ära öeldud, et kui ma Sotsiaalkindlustusametiga hakkasin, need, kes ei tea, Keila teraapiakeskus, ma võiksin öelda, et varastas raha, tõendatud see ei ole, aga 800 € eest näidati meil rohkem teraapiat, kui me tegelikult saime. See oli minu meelest oli see košmaarselt üle paisutatud ja sellepärast ma Sotsiaalkindlustusametisse läksin. Ja kui ma esimesed kirjad saatsin, siis ma jõudsin ühe raundi sellisesse seisu, kus ma vaatasin, et ma peksan peaga vastu seina. Sest et mina küsin, eks ole, ala, mis kell on ja nemad ütlevad, jah, ilm on ilus, on ju. Ala sellised vastused oli. Siis oli tsiteeritud seadusi, määrusi, räägitud ümmargust juttu, aga ma tahtsin lihtsalt teada, et mille eest see raha võeti, on ju. On ju inimlik küsida, et kui sa maksad mulle 100 €, kas sa siis ei taha teada, mis tegevust ma sulle tegin, jah? Mis teenust ma sulle osutasin? Ma arvan, et tahad, on ju. Ja see raund nagu lõppes ja siis, mis ma tegin, ma mõtlesin, et mis on siis nüüd teha, eks ole, et kas ma löön käega, sest et tegelikult ma olin lõppemas, ma olin energeetiliselt ja emotsionaalselt, ma olin nagu mega väsin sellest jurast, on ju. Ja ma tahtsin lõpetada ja ainus põhjus, miks ma ei lõpetanud, olid sina, jah. Sellepärast, et ma ei taha, et keegi saaks sõita üle väiksest inimesest ja väiksest mitte selles mõttes väiksest, vaid lihtsalt üksik inimesest, jah. Ja ma sundisin ennast minema seda kadalippu lõpuni. Muide, see pole veel lõppenud, sest et nad ise torkisid, nii et ma olen järgmisel raundil. Aga mis ma siis tegin? Ma küsisin, et okei, Elina, mida sa saad teha? Et kui mul pole nii palju mõjuvõimu, nagu nendel on, eks ju, sest et katus on Reformierakond ja valitsus, on ju, sellel samal meie Keila teraapiakeskusel, on ju, siis mida ma saan teha? Ja mõtlesin, et hea küll, et ma saan teavitada keda? Sotsiaalkindlustusameti töötajaid. Võtsin mailid. Avalikud mailid sealt samast Sotsiaalkindlustusameti leheküljelt. Kirjutasin kirja, pika kirja, põhjendust ja kõik see, mis ma tegin, miks ma küsisin, mis mulle vastati, milles nad eksisid, sest nad ei täitnud seadust, on ju, panin kõik kirja ja saatsin trobikond e-mailidele. Ühe vastuse sain. Öeldi, et edastati teatud asutusele ja siis sain kirja. Siis sain juba enam-vähem asjaliku kirja. Siis midagi uuriti Keila keskusest. Saage aru, midagi me saame teha alati, aga kui me paneme niimoodi, et mina ei saa midagi, mul pole arveid maksta, siis midagi muutub, mitte midagi. Mitte ükski inimene ei ole võimetu riigi ees. Aga kui kõik inimesed mõistavad, et neil on rohkem jõudu ja mõjuvõimu, kui nad arvavad, siis üheskoos viime me selle riigi õigele kursile. Ja ma olen emotsionaalne, sest et see oli isiklik, minu isikliku koju pantud solgjämme, mis tuli, mis nõudis, et ma astuksin siia poliitilisele areenile. See ei ole minu teema, saage aru sellest ka, et mina tahan õpetada sulle, kuidas sina oma elus eesmärke seaksid ja saavutaksid. See on see, millega ma tahan tegeleda. Ma ei taha tegeleda mingisuguse poliitikaga või ühiskondliku arenguga. Ma ei taha sellega tegeleda. Aga miks ma teen? Miks ma tegin need 3 seeriat siin? Kutsusin Kertu ka veel endale toetaks. Sellepärast, et kui Reformierakond jätkab oma poliitikat, siis mul ei ole enam mõtet sulle loomisprotsessi õpetada. Mul pole enam mõtet sulle eesmärkide seadmist õpetada. Sest et sul ei ole vaba ühiskonda, kus neid õpetusi järgida. Nii lihtne see ongi. Egoistlik eesmärk teha siin ühiskondlikus foonis tööd. Nii et loodame, et valimised ikka toimivad ja see asi saab nagu teoks. Aga ma tahtsin veel selle iseenda proaktiivsuse kohta öelda veel ühe kommentaari nende miitingute kohta. See, mida me ka saame teha, on minna miitingule või kuidas need on nüüd eestikeelne sõna. Meeleavaldused, jah, meeleavaldustele, just. Ja
isegi siis, kui see mind ei puuduta, vaadake, kui ma pole vaktsiini kahju saanud ja ma olen vaktsineerimise pooldaja, siis kui minu tõeks pidamistes on see, et vaktsiini kahju kannatanud inimesed peaksid saama õiglase kohtlemise, siis ma lähen meeleavaldusele, jah. Mitte enda pärast, aga enda tõeks pidamise pärast, jah. See on see, millesse ma usun ja ma lähen toetan neid inimesi, kes on oma õiguste eest välja astunud. Liiga sageli ütleb, tead, need puuetega inimesed, need ei puutu minusse või see vaktsiinikahju, see ei puutu minusse või mis iganes, see ei puutu minusse, aga nüüd puutub. Sellepärast, et tervet ühiskonda surutakse alla ja kui sul läheb veel hästi, siis paari aasta pärast enam ei lähe. Aga siis on juba hilja minna meeleavaldustele, sest siis neid enam ei toimu. Ja see ei ole nüüd hirmutamiseks. Ma tulen veel korra, et see on Kertule ka sõna, hirmu juurde tagasi. Sa pead lahustama oma hirmu. Et see ei olnud see, ma ei ütelnud sulle selleks, et hirmutada sind. Kõik, kellel tekkis see hirm, peavad küsima, millest mul hirm tekkis. Mida ma endale ütlesin. Kui ma hakkasin selle teemaga tegelema, siis mu hirmu see asjandus oli laes. Sõna otseses mõttes laes. Ja ma hakkasin küsima, et mida ma siis kardan. Kardan sõda. Kardan seda, et mul ei õnnestugi saavutada seda, mida ma olen 20 aastat tahtnud saavutada. Kardan seda, et mu erivajadusega laps ei saa enam toidurisandeid, mida ta vajab. Kardan seda, et me peame hakkama putukaid sööma, mis keerab mu lapse tervise veelgi enam tuksi, sest et tal on vaja konkreetset menüüd, et areneda ja oma aju toetada. Kõike seda kardan. Ja see tuleb panna paberile. Sa pead nägema, mida sa kardad. Ja see on okei karta seda. See on okei. Paljud inimesed kardavad sõda ja nad seovad selle ekslikult EKRE-ga. Kallikesed, minge vaadake, milline Eesti võimekus on, see on olematu. Aga me ei pea kartma või hirmul lubama ennast juhtida. Sest kui sõda tuleb, siis tuleb, see ei sõltu sinust. See ei sõltu sinust. Mida sa saad teha? Et ennast kaitsta. Seda pead sa küsima. Aga kui sa lubad hirmul ennast kontrollida, siis sa lähed ja hääletad reformi ja siis on lockdown garanteeritud, jah? See on garanteeritud, sest et ma ütlesin sulle eelmine kord, pane rehvide mõtted mudelisse ja sa näed, millise tulemuse me loome. Kui sa oled vähegi uurid seda mudelit, siis sa näed, et see mudel toimib sinu elus. See toimib ka ühiskondlikus vaates. Nii et küsimus ei ole mitte selles, et ma tahaksin sind hirmutada, vastupidi, ma tahan õpetada sind, kuidas hirmu kontrolli alla võtta. Ja ainus viis on mõista, mida sa tegelikult kardad ja tunnistada endale, et jah, seda sa kardad. Ja sellel on tõenäosus, et see võib juhtuda. Aga kui sa lubad ennast juhtida mitte mõistusel ja teadlikkusel, vaid emotsioonil, siis me ei liigu paremuse suunas. Ei isiklikus elus ega ühiskondlikus elus. Sest ühiskonna elu on lihtsalt suurem mudel sellest pisikesest sinu elust. Ja kui me lubame ennast emotsioonides, kui me lubame nagu mõelda emotsioonidel, siis me läheme selle rahva poole, see crowd, see rahva massi poole, kelle eest Bob Proctor hoiatas mind. Aga kui me hakkame ise mõtlema, siis me suurendame seda inimkonna massi, kes saab elus midagi ära teha. Ja viimase mõtte ütlen veel. Marianne Williamson, ma olen teda mitu korda maininud, kes inglise keelt valdab, siis mingi YouTube'i. Tal on tõsiselt head videod, mitte kõik, aga eriti seal, kus ta nagu teda intervjueeritakse, sest et ma ei saa küll aru, miks ma ei saa tema poliitilisest eelistusest aru, aga see, kuidas ta seob selle spirituaalsuse ja selle poliitika, ma saan sealt abi, et kuidas ma nagu suhestan, kuidas ma seon selle enese arengu, mida ma õpetan mõttekoolis, kuidas ma seon selle tänase olukorraga, sest me ei saa tänast olukorda eirata, me peame rääkima faktidest, täpselt nii nagu see, kes esitas mulle küsimuse, et mul kulud on suuremad kui tulud on ju, ma ei saa eirata seda fakti, ma pean sellega midagi ette võtma, jah? Ja siis ma saan töötada ka oma teadusega, aga ma pean reaalsust ka kaasama. Ja Marianne Williamson ütleb ühe väga huvitava asja, ta ütleb selle, et saage aru, et halbu inimesi maailmas on kordades vähem kui häid. Mõelge selle peale. Halbu inimesi, need, kes tahavad juhtida meid sinna uude maailmakorda ja sitikaid sööma ja ma ei tea, kiibistatud saamiseks ja vaktsineerimisse ja nii edasi. Need inimesi on kordades vähem kui häid. Aga mis teeb neist võimsa?
Neist teeb võimsa see pühendumine nende eesmärgile. Nad on kinnistunud, nad on vankumatult oma idee taga. Samas kui meie ütleme, no armastame siis kõike, jah? Ainult huuleteenus. Aga kui meie oleme pühendunud väljendamaks armastust ja õiglust ja õigsust, seismist enda eest ja vastutuse võtmist sama, ma ei tea, sellise entusiasmiga, nagu need 10 paha, siis me võidame. Aga see tähendab seda, et igaüks peab tegema midagi. Kirjade kirjutamine on jõukohane kõigile. Kedagi vangi ka, arvan, et sellest ei panda, kui sa kohalikule omavalitsusele lükkamata lume eest kirja saadad korra nädalas, jah? Aga see teeb nende, nii nagu Kertu ütles väga hästi, see teeb nende olemise ebamugavaks, jah? Ja kui sa saad seda veel avalikustada, siis seda enam. Et küsimus ei ole selles, et ma tahan sind hirmutada, sugugi mitte. Ma tahan õpetada sulle, et sinu enda hirmud ei tule mitte sellest asjaolust, mis meil on, sest meil on juba nii sitasti. Vabandage väga, ma see oli inetu sõna, aga meil tõesti on juba kõik see, mida Reform räägib meie julgeoleku kohta, mida EKRE peaks tegema. Reform on selle ära teinud juba, saage aru. See, mida nad räägivad, see on see, mida nad ise on teinud. Sa tead seda väga hästi, kui sa võtad Stickmanni. Kõik, mida sa väljendad oma tegevustes, on sinu teadvuses. See on see. Nii et kõik, mis käib EKRE kohta rehvide suust, on juba rehvide käest läbi käinud. Nad on selle juba ära teinud. Ja? Et ei ole mõtet karta seda, et Eesti ei suuda ennast kaitsta. Eesti ei suuda ennast kaitsta, see on asjaolu. Ja? Aga nüüd on küsimus, mida ma mõtlen selle kohta, mis tekitab mus hirmu. Ja võt see on see, mida sa saad enda jaoks teha. Sa paned need mõtted paika. Ja siis hakkad küsima, okei, mida ma nüüd saan teha? Ja? Sest see lihtsalt on nii. Ja praegu ei ole, pommid praegu ei lenda, eks ole. See on muidugi hea teema lõpetuseks. Aga põhimõtteliselt see illustreerib seda, et kui me ei tea asjaolu, paneme pea liiva alla, siis me tunneme ennast kuidagi hästi, jah? Aga saage aru, see ei elimineeri asjaolu, eks? Et kui ma ei vaata oma arveid, et mu kuluarved on suuremad kui see, mis sisse tuli, ja panen pea liiva alla, ma ei taha seda näha, siis 3 kuu pärast olen ma juba võlgades. Täpselt sama kehtib ühiskondlikus foonis. Ma pean sellega tegelema. Ja see Stickman aitab sind. Ja armastus ei ole kuskil kadunud. Armastus on see, mida sa tahad oma ligimese osas üles näidata. Sa ei pea armastama poliitikuid. See ei ole kellegi poolt nõutud. Aga armastus on see, arusaamine on see, mida sa näitad üles nende inimeste suhtes, kes valivad refi, jah? No minu puhul, jah? Või siis ekrelasi, kui sa oled see refi valija, jah? Aga sa toetad neid, sa saad aru neist ja sa lubad neil väljendada ennast nii, nagu nemad tahavad. Ja nemad lubavad sinul väljendada ennast nii, nagu sina tahad. See on see, kuidas me väljendame armastust. Mitte selle nuiaga seal Facebooki kommentaarides, jah? Nii, Kertu. Just nimelt see, et soov ei ole ju mitte mingisugust 100% ühesugusust saavutada. Et lihtsalt soov on see, et oleks vabadus väljendada oma arusaamu ja teha vabalt oma valikuid. Aga ma nüüd 2 pisikest täiendust siia vaatan, kas jõuab veel selle aja sisse. Et võt need halvad ja head inimesed, need, mis sa kirjeldasid, viidates siis ühele oma coachile. Et jah, et halbu muidugi vähem, häid rohkem. See annab nagu lootust, et head võiksid halvad võita. Samas on sellel ka niisugune nagu oma varjupool, et kuna häid on tunduvalt rohkem, siis head ei suuda uskuda nende halbade tegelikult jõudu ja nende sügavat kurjust. Headel inimestel ei ole eriti nagu seda võimet kurjust tunda. Nad lihtsalt, kuna neid on ka rohkem ja nad on niisugused head ja armastavad, siis nad lihtsalt ei usu. Aga tuleb hakata uskuma ja mina olen ka siin selline näide, kes ikkagi usub nagu inimeste headusesse, aga olles juba aastakümneid elanud, siis ma saan aru, et inimesed võivad teha tegusid, mida see heade inimeste grupp ei mõista, kust nad tulevad, aga see on fakt, et nad neid teevad. Nii et sellega tuleb arvestada. Tuleb arvestada, et kurjus on olemas ja veel siia juurde. Kuna tasakaal valitseb maailmas ja kõigis asjades valitseb tasakaal loodusseaduste järgi juba, siis neid häid on palju, halbu vähem,
aga halvad ja head on mõlemad ühesuguses jõus. Sealt tulebki see niinimetatud halbade tohutu niisugune nagu jõud, selgus ja sellise võimekus. Nad peavad tasakaalustama seda suurt, andke andeks, pisut uimast heade massi. Et tuleb ühesõnaga, tuleb lihtsalt oma ikkagi see selg sirgeks ajamine, see on lihtne väljend, aga see on hea, kui te isegi kas või praegu proovite istudes siin ja suurem osa ju me ei näe, mis te teete, ajate korraks selja sirgu, te tunnete juba tegelikult ka seda, kuidas see teie vaimu ja mõtlemist mõjutab. Ja nüüd siis see eneseväljendus-teema, mis on tegelikult minu teema number 1, mida ma kõige rohkem armastan seda teemat, kuna ma olen ka ise ju pedagoog. Et hirmude koha pealt just, et kui on see eneseväljenduslik hirm, siis mitte midagi muud teha ei saa, kui tuleb ennast väljendada. Teistmoodi sellest hirmust läbi ei saa. Ja tihti ongi niimoodi, et kui hirm on millegi ees, siis tuleb seda teha, kui see on seotud eneseväljendusega. Kui sa kardad näiteks, ütleme maaliõpetajana ütlen, kui sa ikkagi kardad tühja valget lehte ja arvad, et sa ei oska maalida, siis tuleb maalima hakata ja siis selgub, et oskad, sest meis kõigis on olemas, nagu Bob Proctor ütleb, see piiritu potentsiaal. Piiritu potentsiaal saab ennast väljendada ainult läbi selle, et sa toota siia meeleliselt tajutavasse maailma, ehk sa väljendad ennast mateerias. Ja, absoluutselt. Nii, aga meil on nüüd 2, kell saab juba kohe 2, et kui sul on küsimusi, kirjuta siia küsimus, senikaua ma õiendan ära oma lubaduse, mis oli e-mailis ja lubasin sulle natuke rääkida sellest, et kuidas minu maailma absoluutselt ei mõjuta see, mida või keda sina valid, jah? Sest mina toetan EKRE võimule ja ma lähen sinna, kus EKRE läheb võimule, jah? Nii et alustame kõigepealt sissejuhatuseks selle, sest et see tuleb uudu lugu, aga alustame sellest, et ma olen mõttetreener. Ma olen sõna otseses mõttes selle sõna täiuslik kehastus, jah? Ma olen mõttetreener ja Anu Vane oli kunagi see, kes selle sõna eesti keelde tõi, nii et suur tänu talle, sest ta pani naela pea pihta. Ja see tähendab seda, et ma mängin mõtetega. Ükski mõte meie peas ei ole tõene, mitte ükski. Katie Byron ütleb isegi, et ma elan, kus sa tead, jah? Pole tõene, võib-olla pole tõene, et ükski mõte meie peas pole tõene, aga mõttetreenerina olen ma õppinud kasutama mõtteid, et viia ennast sinna eesmärki, kuhu ma minna tahan. Ja kui me ütleme nüüd selle, et ma aitan EKRE võimule, isegi see on mõte, see on mänguline mõte, jah? See lihtsalt inspireerib mind nii palju, et ma tõesti, nagu ma ütlesin, ma ei ole mingi poliitika fänn, ma ei ole selles mõttes, ma oma tütre tervisesse suhtun kordades, eks ole, innukamalt, aga see mõiste või see mõte, et ma aitan EKRE võimule ja läbi selle me saame läbi loomisprotsessi hakata Eestit ehitama külluslikuks ühiskonnaks, see on tohutult inspireeriv, jah? Et ma kasutan seda ideed. Ja nüüd on küsimus, et okei, et aga kuidas sa siis nagu teed, et sa liigud küll, aga kuidas sa nagu tagad selle, et sa liigud sinna, jah? Ja kuna mõttemaailmas saab mängida igasuguste ideedega ja kui sa oled enesearendaja nagu lõputu, eks ole, lugenud palju raamatuid, siis sa oled jõudnud kvantfüüsika ja kõige nende voodoo asjadeni, mis tegelikult ei ole voodoo, sest need on teaduslikult juba mõõdetud, jah? Ja üks ringlev idee on see, et meil on reaalsuste paljusus. Oled kuulnud, jah? Kes on kuulnud, et on reaalsuste paljusus? Ja, see tähendab seda, et see Helina, kes täna räägib teiega siin, eks ole, omab teatud elustandardid, siis kuskil mujal on teine Helina, kes võib-olla, ma ei tea, elab prügikasti kõrval. Jah, et mul on neid reaalsusi on hästi palju. Ja kuna ma vaatasin, et ma satun täiesti masendusse, et kuidas ma harin nüüd inimesi, kuidas ma aitan nad välja nendest hirmudest, kuidas ma aitan inimestel mõista, et nad saaksid aru sellest meediast, mida räägitakse ja kaitseksid enda teadvust selle vale eest, mis neile osutatakse. Ja mulle tundus, et mu käed jäävad tohutult lühikeseks, et ma ei jõua üldse. Esiteks, mul pole nii palju aega, et iga päev, eks ole, eetris olla ja teha neid kõnesid. Teiseks, ma ei jõua, nagu see levi on ka, et teatud inimesteni, kes näevad üldse mu videosid ja nii edasi. Ja mulle tundus, et see on täiesti masendus, eks ole. Siis sa vaatad neid vuffel statistikaid, eks ole, kus kõik hääletavad reformide poolt ja siis on jälle tead emotsiooniga täiesti põrada. Ja siis ma tegin otsuse, ma lihtsalt otsustasin, et mina hüppan märtsikuus sellisesse reaalsusse, kus EKRE on võimul.
ma võin jah, ma just ütlesin sulle, mõttemäng, ma võin valida ükskõik mida, ma seon selle kvantvärgiga ja meil on mitte reaalsust ja ma lihtsalt otsustan, et ma hüppan sinna reaalsusse. Nii nüüd, millest sõltub, et ma sinna hüppan? Millest? Sinust? Ei sõltu, sest minu reaalsus on minu teadvus. Jah? Kõik, mida ma pean tegema, on mitte veenda sind. Kõik, mida ma pean tegema, on veenda mind. Ma pean ennast veenma, et ma hüppan sellesse tulevikku, kus minu eesmärk on saavutatud. See ei ole ainult selle poliitikaga seotud, see on lihtsalt praegu see kõne teema. Aga mul ei ole vaja, et sa hääletaksid EKRE poolt. Mul on vaja veenda ennast, et märtsis on EKRE võimul ja ma mitte ei hüppa, siis ma nii-öelda põhimõtteliselt läbi oma otsuste, eks ole, liigun sinna poole. Küsimus on, kuidas ma ennast veenan? Ja vastus, tehes neid kõnesid, kirjutades kirju, osaledes meeleavaldustes. Tegevus on see, mis suurendab mu usku. Ja see ei ole ainult mitte minuga nii, vaid see on ka sinuga nii. Nii et esimene asi, mida küsida, millist Eestit ma tahan. Ja siis hakka tegutsema selle nimel, et sinu reaalsus saaks olema selline, nagu sina tahad. Jah? Nii. Ma ei näe küsimusi, nii et Kertu, ma annan sulle sõna viimaseks kommentaariks. No see oli sul praegu niivõrd hästi see lõpupunkt pandud, et ma lihtsalt toetan seda sama ja ütlen ka veel seda, et see, kuidas sina ennast väljendad, see on ainulaadne. Sa ei pea ennast väljendama niimoodi, nagu keegi teine on juba enne väljendanud. Et kui sa saad ideid, näiteks see sama kirjade kirjutamine, siis ei tähenda see seda, et on olemas mingisugused kirjad, mis on Indrele 5 ja Indrele 4 ja Indrele 3 ja nii edasi, vaid see kiri, mille sina kirjutad, see on just õige kiri. Et see eneseväljendus on alati individuaalne ja mis ei tähenda muidugi seda, et ideid, kuidas seda teha, me kuskilt mujalt ei võiks noppida, aga tuleb läbi iseenda usalduse ikkagi toimetada alati. Jaa, absoluutselt. Igal juhul ma tänan Kertut, et oli nõus tulema ja hüppama minuga koos siin pea ees vette. Ma tänan kõiki osalejaid, nii tore näha, eriti need, kes kaamerad lahti hoidsid ja nii-öelda noogutasid meile, suured tänud teile. Aga kõigile, kes võtsid vaevaks ja kuulavad seda kõnet järgi või tulid siia otsekõnesse eriti, et ma väga-väga tänan, sest et see kõne ei olnud kõige lihtsam mulle teha vähemasti alguses. See nõudis natukese eneseületamist, aga see on seda väärt. Ja kui sa nüüd võtsid meie nõuannet kuulda ja lähed ja loed uued uudised ja vaatad Varro Vooglaidu ja Objektiivi ja sul tekib iseendaga nii-öelda konflikt, jah, mis tekib. See ei ole selles mõttes see, kui sa tunned ennast halvasti, kui sa neid loed, siis sul on vaja kõigepealt teadvustada, et see on normaalne, et sa tunned ennast halvasti. Ja kui sa saad abi, kuidas sealt välja tulla, siis ma jätkan avatud suhtluskõnedega sinu pärast 3 korda kuus. Ja? Nii et kuni valimisteni vähemasti toimuvad avatud suhtluskõned 3 korda kuus ja nad lähevad coaching formaati tagasi. Nii et me ei räägi enam Kertuga seal 45 või 60 minutit, aga ma olen seal selleks, et sa saaksid ennast väljendada ja ma saaks näidata sulle, kuidas oma mõtteid muudad nii, et sul läheks paremaks. Füüsilist pole vaja muuta, ainult mõtteid, jah. Et ma olen sinu jaoks olemas taas esmaspäeval, senikaua katsu pühad üle elada, jah. Mõtle midagi, mis sind innustab, mõtle midagi, mis sind julgustab, sest et sa saad sellega hakkama, sinu sees on rohkem jõudu ja julgust, kui sa tegelikult arvad. Nii et aitäh teile ja toredaid pühi. Tšau.